no Ranno, Joo. räägi, kuidas meie saatkonna lugu pihta hakkas? No tegelikult sinust see pihta hakkas. Nii on jah, et juhtus nii, et minuga tegelikult võeti ühendust Põhjalast. Et kuna seal Põhjalas sai nagu kunagi seda kohta vaatamas käidud ja uudistamas ja siis mul selle Põhjalaga nagu tekkis mingisugune selline mingi tunne ja mingi emotsioon, et esiteks jumalast lahe koht, arenev ja selline hea vaibiga koht. Ja siis nii-öelda korduv külastusel sinna seda enam nagu see kinnistus, et see on nagu äge koht, kus tahaks midagi teha. Ja siis sel samal hetkel ma tulin, esmalt siis tulingi sinu jutule ideega, et kuule, et mis sa arvaksid, et kas sa oled kunagi mõelnud, kui see Viirelaiu projekt, ütleme, niimoodi suures pildis oleks nagu vähe suurem, eks ole, kui ainult siin saarel. Ja ma ei tea, mis tunne sul endal nagu selle kohaga nagu oli, et tead, mul on nende asjadega üldse, et ma 9 korda teen ja 1 kord mõtlen, et just kohe nii kui idee tuli, siis ma mõtlesin, et geniaalne, et paneme gaasi põhja ja hakkame tegema. Et ruum ise ju näeb äge välja. Just. Et lihtsalt kuidagi see tunne on ka nagu seal on mingid asjad on nagu olemas, ruum on olemas, aga hästi palju on veel teha. Et umbes nii nagu Viirelaiu on ka nagu kripa-lappa ja siis me pidime hakkama tegema. Tundub nagu Viirelaiu 2, et sealt see mõte tekkis. Ja ma just mõtlesin sama, et kuna koht oli niivõrd äge ja ma samal hetkel vaatasin nii-öelda kinnisvaraturul ka pisut ringi, et mis siis, kui see koht ei oleks näiteks Põhjala, et kui see oleks mingi muu koht. Ja ükski teine koht, esiteks ei ole selliseid kohti, teiseks ühegi teise kohaga ei tekkinud sellist tunnet, et seal see on nüüd see koht, et kus tahaks otseselt teha midagi. Ja lisaks see seltskond, kellega teha, siis mulle tundus, et see Viirelaiu vibe ja need inimesed, eks ole, siin sees on piisavalt hullumeelsed, et sellist projekti nagu teha ja kellega koos seda teha. Et sealt, ma arvan jah, et see hakkaski nagu kuidagi jooksma, käisime koos vaatamas seda. Nüüdseks me oleme seal juba nii mõnedki korrad käinud enne. Iga korraga läheb see tunne ainult paremaks. Muidugi iga korraga tuleb ka mingeid uusi nüansse ja mingeid selliseid hulle mingisuguseid asju sinna ette. Alates, eks ole, seal köökide ja ruumide nagu sisse seadmisega ja nagu nende asjade lahendamistega, et nagu sa ütlesid, et teha on meil päris palju. Teha on palju vähe ja aega on vähe, et me saame need ruumid kätte alles 1. novembril ja ma suhteliselt puusalt panin, et 15. november on nagu valmis, et kas ta nüüd nii läheb. Peab minema, tähtaeg on peal, siis tuleb teha. Ja muidugi, kui keegi tahab aidata kaasa, siis me oleme alati nagu oodanud neid inimesi, kes kuidagi nõu ja jõuga oskavad head asja teha. Kirjutada mulle või Rannole. Täpselt, et kellel on mis iganes nagu kihvti ideid või mõtteid, mida nad näeksid, et kes vähegi on kursis, eks ole, Viirelaiu ja minu tegemistega, et mingid head crazy'd ideed, mida seal nagu teha või kes tahab meiega koos seda asja teha, et siis julgelt võtke ühendust ja räägime juttu, vaatame, mis saab. Sama on üritustega ka, et mis iganes mõtteid tuleb, et ruum olemas, vaja see ruum kasutusse anda, et köögi võtame Viirelaiult kaasa, mingi osa mööblist kaasa, midagi sätime koha peal, meil on abis Brete Hömest, kes teeb sisekujundust, nii et üritame hästi kiiresti sellist ägedat ruumid teha, et teil oleks tore olla. Ruum ise on tegelikult laias laastus selline, et see nagu ei vaja väga mingisugust sellist otseselt nagu kujundamist, et meil on puudu võib-olla mingid detailid ainult. Ruum ise on niivõrd äge, hästi suurte akendega, seal on palju valgust päeva ajal. Selline hästi hea vibe'iga ruum on, mulle meeldib see koht.
käisime eile selle Martin Saarega ka seal ja siis see ruum on ennem galerii olnud ja seinad nagu küsivad mingisugust kunsti, et nii-öelda anda tooni veel nendele vanadele kivimüüridele, et kindlasti me seda joont tahaks ka jätkata, et seinad oleks lõuendaks ja saaks teha tegelikult asja. Just. Ja Ranno kindlasti teeb head süüa. Jah. Meil on plaanis siis 18. november teha esimene üritus, Nõpp lubas mängima tulla muusikat, Ranno lubas süüa teha. Mul on võib-olla mingi üllatus ka, et olen siin mõne hea sõbraga rääkinud sel teemal. Täna veel nimesid välja ei ütleks, aga tõotab tulla üks kihvt back-to-back õhtusöök, aga sellest lähemalt natuke hiljem. Ja üritusi ja ideid on meil tegelikult päris palju, mida ja kuidas võiks teha. Täna on vaja lihtsalt see kuidagi kalendrisse panna ja midagi ära struktureerida, et mismoodi me seda asja nagu täpselt seal ja millal me neid asju tegema hakkame. Muidugi, sest praegu on põhiliselt seal, et me peame kiirelt sinna ehitama vetsud, valmidus on olemas, lihtsalt nagu võtame välja mingisugused boksid teha ja et see oleks äge ja ilus ja kindlasti köögis ja sealt järgmine nädal hakkame siis kõiki viirelaevad mandrile parvetama, et see saab ka omaette challenge olema. Eks me siis teeme videoreportaaži, kuidas need pliidid ja ainutused hõlguvad merel. Vaadates tänast merd, siis loodame, et tõmbab tuule maha, sest 2 meetrit lainutada. Jah, päris huvitav on. Kui keegi tahab meile abikäteks tulla saarele tuleval nädalal nii-öelda tõstmise abi pakkuda, siis me väga võtame avasüli vastu. Ja jah. Nii on. Kuule, aga kirjutage joonistage meile. Tšau. Jah.